Inimene koosneb pea 60% ulatuses veest. Seega vajame ellujäämiseks puhast vett iga päev. Kuid kuidas ja kust see vesi meieni jõuab? Tallinna linna veega varustamiseks on ajalooliselt kasutatud erinevaid viise. Näiteks on vesi jõudnud inimesteni läbi Härjapea jõe, kanalite, allikate ja šahtkaevude. 1345. aastal andis aga Taani kuningas Valdemar linnal õiguse juhtida vett vallikraavidesse Ülemiste järvest. Olgugi, et järvest võetav vesi oli puhtam kui joogiveekanalitest tulnud vesi, oli 20. sajandiks see lahendus ajale hambusse jäänud ja linnarahvas hakkas vee kvaliteedi üle nurisema. Otsustati ehitada veepuhastusjaam. Vastutavaks sai Inglise firma W. Patterson Engineering Company Limited. 1927. aastal pandi jaam tööle ning läbi aegade on puhastusprotsessi alused samaks jäänud, kuid teadmiste ja võimaluste muutudes on neid pidevalt täiendatud. Täna saab enamlik tallinlasi joogivee Ülemiste järvest, mis oma 964 hektariga on suuruselt Eestimaa 4. järv. Järve suunatakse vett Paunküla ja Soodla veehoidlast. Ülemiste järve veega varustatav maa-ala on 1865 ruutkilomeetrit. Vesi, mis tuleb meie kraanidest, läbib pika puhastusprotsessi. Vesi võetakse Ülemiste järvest maa-aluse kanali kaudu. Siin algabki puhastusprotsess. Kanali lõpuosas on 10 mm piludega mehaanilised võred. Need püüavad kinni veega kaasa tulnud suurema prahi nagu kõrkjad, puuoksad, kile ja plasti ning ei võimalda edasi liikuda suurematel kaladel. Pärast võrehoonet saabub kanal 2-meetrise läbimõõduga torusse ja suunatakse edasi. Järvevesi liigub läbi kanali ja torustiku pumbakaevu, mille pumbad on nii suure võimekusega, et ühest pumbast jätkub terve Tallinna varustamiseks veega. Pumbakaevus tõstetakse järvevesi uputatud pumba abil mikrofiltritele mehaaniliseks puhastamiseks. Mikrofiltrid on olulised seepärast, et Ülemiste järve vees olev hõljum on põhilises osas taimsed ja loomsed mikroorganismid, fütoplankton ja zooplankton, mis suurendavad puhastusseadmetele langevat koormust. Et seda koormust vähendada, kasutataksegi mikrofiltreid. Järvevesi filtreeritakse läbi nailonriide. Vesi voolab trumlisse ja filtreerub läbi riide trumblit ümbritsevasse basseini. Pärast esmast filtreerimist võib alustada vee desinfitseerimisega. Mikrofiltreeritud vesi suunatakse osoneerimisbasseini, kus toimub vee segamine õhu ja osooni seguga. Osooni toodetakse õhuhapnikust elektrilahenduse abil. Osooni tootmise protsess koosneb välisõhu ettevalmistusest, milles õhk puhastatakse filtri abil tolmust, jahutatakse ja kuivatatakse niiskuse eemaldamiseks kuni kastepunktini vähemalt -70 kraadi Celsiust. Kuivatatud õhk suunatakse osoonigeneraatorisse, kus elektrilahenduse toimel tekib õhuhapnikust osoon. Keraamilist pinda läbides pihustub gaas peente mullikestena vette. Mullid segatakse veega ja nendes olev osoon toimib veele. Aastakümneid kasutusel olnud toorvee kloreerimine asendati osoneerimisega 1997. aastal. Osoon on tugevam oksideerija kui kloor. Ta hävitab vees olevad haiguse tekitajad lühema ajaga kui kloor, lagundab looduslikku orgaanilist ainet ja lagundab vetikad. Osooni kasutuselevõtt parandas seega oluliselt joogivee kvaliteeti, vee maitset ja värvust. Osoneerimiselt tulev vesi pumbatakse vanasse ja uude veepuhastusjaama. Veele lisatakse puhastuskemikaali ning vett segatakse. Vees olevate lisandite eemaldamine toimub koagulatsiooni abil. Peened osakesed viiakse suurematesse kogumikesse, lisades vette koagulante, milleks on alumiiniumi või rauasoolad. Vette moodustub alumiiniumhüdroksiidisade, mis omakorda seob vees olevaid osakesi ja lisandeid. Selitatud vesi suunatakse edasi kahekihilistele kiirfiltritele.
Filtreerimise käigus eemaldatakse veest viimased setteosakesed. Filtreeritud vesi peab vastama oma kvaliteedilt joogivee nõuetele. Joogivee turvalisuse tagamiseks lisatakse filtreeritud veele kloori. Vee järelkloreerimisel, mida nõuab ka seadus, on 2 põhjust. Esiteks on puhastatav vesi pidevas liikumises ja läbib lahtisi basseine, kuhu võib sattuda baktereid. Teiseks on vaja tagada joogivee kvaliteedi säilimine veetorustikus kuni tarbija kraanini. Kloreeritud vesi suunatakse joogivee reservuaaridesse. Joogivee reservuaare on veepuhastusjaamas 6. Esimene ja teine puhastusvee reservuaar võeti kasutusele 1927. aastal ja on kasutusel siiani. Täna on Tallinna vee maksimaalne veevaru kuni 52 000 kuupmeetrit. Selleks, et tagada veevõrgus 100% puhas vesi, teostatakse ka pidevalt kvaliteedikontrolli. See sisaldab endas nii keemilisi kui ka mikrobioloogilisi analüüse. Veelabor on olnud lahutamata osa veepuhastusjaama töös. Kuni 1946. aastani tehti osad analüüsid linnalaboris. Seejärel asutati veepuhastusjaama laborisse mikrobioloogia osakond. Veelabor sai akrediteeringu aastal 2001 ning vastab kõigile rahvusvahelise standardite nõuetele. Laboris tehakse 80 000 analüüsi aastas. Veelabor osaleb enamike analüüsimismeetoditega regulaarselt nii kohalikel kui rahvusvahelistel laborite sõltumatutel võrdluskatsetel. Lisaks jälgitakse joogivee kvaliteeti pidevalt online mõõtjatega. Kogu veepuhastusprotsessi Ülemiste järvest kuni tarbijateni jõudmiseni suunab veepuhastusjaama juhtimiskeskus. Juhtimiskeskuse arvutid salvestavad informatsiooni, mille põhjal saab koostada vajalikke trende ja analüüsida toimuvaid protsesse. Tõrgetest ja riketest teavitatakse reageerimisvalmis valvetöötajaid koheselt. Juhtimiskeskus on koht, kust antakse viimane käsk selleks, et puhastatud joogivesi pumbataks veevõrku. Veevõrgust jõuab puhas ja hea joogivesi otse tarbijateni.